Mul on nii hea meel, et mul on saatekülaliseks Katrin Saul ja me hakkame kohe temaga rääkima iseendaks olemisest, suhtest iseendaga, kui oluline on saada aru, millised vajadused mul on ja kuidas keskkond mõjutab mind minu tuleviku suhetes. Ja miks mõnikord on nii keeruline võtta vastutust täiskasvanuna? Meil on palju täiskasvanuid, kes on emotsionaalselt veel täitsa 5 või 10 aastase tasemel. Ja kõigest sellest ja paljust muust me kohe jutustama hakkamegi. Ole kuuldel! Tere, hea kuulaja, vaataja! Tere tulemast Lilian Saage podcasti. Ja see on ruum ja koht, kus me räägime koos saatekülalisega teemadel, mis on olulised, mis on võib-olla ebamugavad või väljakutsuvad või äkki hoopiski lusti ja rõõmu pakkuvad. Aga ilmselgelt on need teemad, mis puudutavad mind, sind ja tavaliselt tekitavad selle ruumi, mis jääb meie vahele. Täna on mul erakordselt hea meel tervitada saatekülalisena Katrin Saula. Sa oled minu jaoks üks säravamaid pereterapeute, naine, autor. See, kuidas sa kirjeldad, kirjutad ja mõtiskled teemad üle, on mind tohutult inspireerinud. Ja ma pean etteruttavalt ütlema, et kui mina alustasin pereteraapia õpinguid, siis peresaade oli üks nendest esimestest podcastidest, mida ma väga sageli aiatöid tehes kuulasin. Nii et tere tulemast, Katrin! Tere, Lilian! Ja on midagi veel, mida sa tahad enda kohta öelda, mida ma ei maininud, sest tõesti sa oled nii palju rikkalikke asju teinud, et sa oled artikleid kirjutanud, sa oled raamatuid kirjutanud, sa oled erinevaid saateid teinud, sa oled koolitanud, sa oled peredega töötanud ja veel. Ja no kindlasti, eks mul selliseid huvitavaid rolle on veel, aga kuna siin ma olen ikkagi ju praegu ametialases rollis, siis ma arvan, et ametialaselt on minu üks viimase aja põnevaid tegevusi see, et ma eelmisel aastal lõpetasin skeemiteraapia baasväljaõppe. Nii et nüüd ma olen ka superviseeritav skeemiterapeut ja ühtlasi võtsin vastu ka Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni ettepaneku teha meie taskuhäälingut, meie ühingu taskuhäälingut. Nii et mul on ka praegu juhtida oma taskuhääling iseendaks kasvamine. Mis on ju väga oluline maamärk inimestele kasvada iseendaks. Kuidas sina seda mõistad? No see on üks hea pikk teema, et iseendaks kasvamine, see toimub nagu väga mitme protsessi koosmõjul. Et ma isegi nagu niimoodi ütleks, et see on 4 komponenti, mis on siin olulised. Üks on see, et meie isiksuse omadused laias laastus on ju nagu kaasasündinud. Siia me ei saa suurt midagi parata, aga siis me satume kõik sündides oma päritolu perekonda, kus hakkavad mängima siis vanemate isiksuse omadused, need olud, kus need vanemad sel hetkel on, nende omavahelised suhted, selle lapse kiindumussuhe emma-kumma vanemaga, vanema nagu nende 2 omavaheline suhe pluss nüüd kiindumussuhe lapse ja vanemate vahel, see kindlasti kujundab väga palju ja ka see, kuidas need kaasasündinud temperamendi omadused nüüd hakkavad mängima. Siis see keskkond, kuhu nüüd üks inimene oma sotsialiseerumise teel satub, ehk milline on nüüd siis tema kodune olukord, aga ka need lasteasutused, lasteaed, kool, igaüks meist saab seal kuidagi mingit moodi pihta. Ja siis laiemas mõttes see ühiskond, kultuur, kuhu me satume, see ka mõjutab, sest et kindlasti on isegi võib-olla samade isiksuse omadustega, aga kasvada üles kas põhjamaises demokraatias, Ukraina sõja tingimustes või Afgaani naisena või mehena, see loob täiesti erineva kultuurikeskkonna, nii et meie isiksus sellest saab väga palju mõjutatud. Ja nüüd iga inimene sünnib, iga laps sünnib ja tal on kaasasündinud vajadused, mis on absoluutselt igal inimesel.
kas ma räägin natuke nendest vajadustest ka? Jaa, mulle tundub, et see käib selle juurde, sest ka selle podcasti eesmärk on ju tuttavaks saada iseendaga ja iseendaks me saame tuttavaks läbi suhete teistega. Just. Aga läbi iseenda. Ja läbi iseenda ka. Suhe iseendaga ka on ju. Nii et me saame, kui nüüd hästi kokkuvõtvalt teha, siis igal lapsel on sündides nagu laias laastus 5 põhivajadust. Esimene on olla armastatud, hoitud, et oleks selline soe pesa, et siin keegi vaataks imetlevate silmadega, millest saab alguse sinu enesehinnang, lapse enesehinnang, et jaa, ma olen tore, ma olen oluline, ma olen mõistetud, ma kuulun kokku selle perekonnaga. See on selline esimene, kõige baasilisem turvalisuse selline vajadus. Ja nagu ma enne ütlesin, sellest saab alguse meie enesehinnang. Siis teine vajadus on iseseisvuse järele. Sellest algab meie kompetents, usk iseenda kompetentsi, et ma saan hakkama, ma oskan. Ja nii hakkabki iga laps oma eluteel avastama, ta hakkab eksima, ta hakkab katsetama ja küsimus on nüüd selles, kas vanemad talle seda lubavad, sest et osad vanemad ei julge lubada, vaid üritavad kaitsta kõige eest. Ja osad lapsed jälle, kellel ei ole sageli seda esimest kogemust, et nendel on selline soe, nende vajadustele vastav, stabiilne, prognoositav. Hästi oluline on ka see, et prognoositav, et lapse aju saaks õppida prognoosima, et jaa, minu jaoks on olemas keegi, kui mul on teda vaja. Need lapsed satuvad väga tihti liiga vara sellesse autonoomiasse, et nad saavad küll väga hästi hakkama, aga neil on see natukene liiga vara. Siis on igal lapsel oluline vajadus mängida, sest sellest saab alguse meie väga oluline omadus, see on mängulisus, loovus. See, et meil läheb loovus käima, me hakkame mõtlema, aga kuidas mingit asja lahendada? Selleks meil on vaja mängida. Ja kunagi juba Ivo Linna laulis ju, et mäng on väikese inimese töö. Lapsed peavad saama mängida. Enamus lapsi saabki, aga mängida sa saad tegelikult ikkagi rahulikult siis, kui sul on laias laastus kõik korras, et kui sa oled väga murelik, kui sa oled näiteks murelik oma vanemate pärast või kodus on midagi väga lahti, siis ei saa mängida. Või mõningatel lastel on ka see lapsepõlv selline lühike, sest et nii nagu me pereteraapia õpingutes teame, osad lapsed on see, mida meie kutsume vanemlikustatud lapsed, kui talle on liiga palju kohustusi peale kantud, siis tal ka võib-olla ei ole aega mängida. Siis 4. vajadus, kuigi ükski laps seda niimoodi ei sõnastaks, on vajadus piiride järele, elutervete piiride järele. See annab meile võimaluse olla ühiskonna osa, sest et ühiskond on ikkagi ju kokkulepete selline ruum, isegi reis ümber maailma, me ei saa tegelikult mängida, kui me ei tea reegleid. Saame nuppe käia, aga see ei ole päris see mäng, et me peame aru saama, mis sobib mulle, mis sobib teisele, kus on tema piirid. See on enese nähtavaks tegemine, see on ka see, kuidas vanem teeb ennast nähtavaks ja näitab oma piire, et inimene õpiks austama iseenda piire ja õpiks austama teise inimese piire ja siit tuleb ka empaatia teise inimese suhtes, teise inimese piiride suhtes. Nii et see on ka äärmiselt oluline asi, mitte liiga jäigad piirid jälle, aga mitte ka täiesti olematud, sest et see annab ka mingit moodi elus turvalisuse, kui me teame, millised on kokkulepped, mida võib ja mida ei või. Ja mis piires võib seda kokkulepet rikkuda ja mis on selle tagajärjed. Ja 5. oluline vajadus on väljendada emotsioone, sellepärast et kõige nende 4 eelneva vajaduse tulemusel tekivad inimestel emotsioonid, mis näitavad siis seda emotsioonid kui vajaduste rahuldamise määr, et kui mingid vajadused on hästi rahuldatud, tekivad positiivsed emotsioonid, on rõõm, meelerahu, tänu, uhkuse tunne, mitte see uhkus, mis ajab upakile, aga see, et nagu heas mõttes enese tunnustamine. Ja tekivad rasked emotsioonid, hirm, viha, kadedus, kurbus, süü, vastikus, häbi, üksildus, ärevus, kui mingid vajadused ei ole rahuldatud. Ja see vajadus tähendab seda, et lapsel peaks olema võimalik väljendada neid emotsioone turvaliselt. Ja üldse kõigi nende 5 vajaduse puhul on see, et kas vanemad on nüüd kõrval toeks, aitavad mul aru saada minu kui lapse emotsioonidest. Lapsed on ju üdini emotsionaalsed nähtused. Neil on kogu aeg emotsioonid.
et aitavad aru saada, aitavad reguleerida, et väike laps peab saama oma vanematelt nagu rahu laenuks, et minu jaoks on see olukord praegu lihtsalt enneolematult keeruline, näiteks suri hamster või liivakasti kaaslane võttis mu mänguasja ära. Ja nüüd on see vanem, kes peaks suutma enda emotsioone reguleerida ja aitama lapsel emotsioone reguleerida. See, millest sa praegu räägid lapse võtmes, on ju täpselt sama peegeldus täiskasvanu võtmes. Et meil on täpselt samad vajadused, lihtsalt lapsena me õpime neid vajadusi tundma või siis ära peitma. Ja mis veel olulisem sealt on see, et need vajadused on nii olulised, et selle peal lapsel hakkavad tekkima uskumused iseenda suhtes. Et võtame need samad esimesed vajadused, nagu see olla oluline, olla mõistetud, kuulada kokku. Sealt tekib see enesehinnang, kas ma olen tore, kas ma olen väärt head kohtlemist, iseseisvuse vajadus, eks ole, et kas ma olen kompetentne, kas ma saan hakkama, kas maailm on üks turvaline paik, kus aeg-ajalt juhtub kehve asju. Või on see maailm üks nagu ohtlik, nagu Väiket Jorven ütles raamatus, Väiket Jorven, Pootsman ja Moosas, et maailm on üks hädaorg, ära surema peab korda siis mullaks saama. Või eks ole, et maailm on üks hädaorg. Et meil tekivad uskumused iseenda kohta, maailma kohta, teiste inimeste kohta. Ja see kõik on sealt lapsepõlvest ja niimoodi läbi nende uskumuste. Ja need uskumused on mingis mõttes nagu läädsed või prillid meie ees. Ja maailm paistab siis läbi nende prillide, läbi selle on meie uskumuste, selline nagu meie uskumused, meie taju sageli juhivad. Nii et see iseendaks kasvamine käibki selles mõttes siis, eks ole, oligi siis meil see sünnipärane temperament, meie lapsepõlv, meie sotsialiseerumiskeskkond, kuni me siis ühel hetkel siis see eesajukoor nagu ära küpseb ja meie siis see keskkond, mis vormib meie uskumusi ja niimoodi me iseendaks siis kasvame. Mis ühtepidi on ju imeilus protsess ja seda ei ole võimalik teha kiiresti. Kuidagi, et teeme väga nobedalt selle läbi või et ma mõtlen ka nii, et kui ma nüüd avastan, et mul ei ole olnud seda lapsepõlve, mul ei ole olnud seda turvalist keskkonda, mul ei ole olnud seda puhast peegeldust, et ma olen üks imetore ja hästi vastu võetud või et mul on olnud see vanem või vanemad, kes on osanud olla mulle olemas, sest vanematena me teame, et ükskõik kui hästi vanem tahab olla, tuleb ikka lapsel hetk, kus vanem ei ole kohal talle vajalikul moel. Ja terapeutina me teame, et just meil see talle vajalikul moel kohal olemine on lapsel oluline. Ka täiskasvanutel meil on. Et neid hetki tuleb ette, et kuidas siis nendes olukordades täiskasvanuna me saame teha paremaid valikuid, mitte jääda kinni lapselikesse lahendustesse, vaid juba täiskasvanute küpsetesse lahendustesse. Sest ma toon siia selle märkamise, et minu meelest, ma ei tea, kas sa nõustud minuga või ei nõustu, aga ma kahetsusväärselt palju näen täiskasvanuid vanuselt, kes on emotsionaalselt ebaküpsed ja veel täitsa lapse eas. Absoluutselt, et vaatad, et on inimesel võib-olla isegi magistrikraad ärijuhtimises või doktorikraad, ükskõik mis valdkonnas on see siis juura või on ta nagu meisterklassi ehitaja ja ta mingites valdkondades vaatad, et toimib niivõrd hästi, on väga tugev professionaal ja siis on mingid olukorrad, kus sa vaatad, et oi, ta jonnib nagu 5-aastane või ta on trotslik nagu teismeline. Vabandust siis nüüd kõik 5-aastased ja teismelised, kõik niimoodi ei ole, aga et kuidagi need emotsioonid ei ole justkui küpse, rahuliku, terve täiskasvanu emotsioonid. Ja siit ka seesama skeemiteraapia nüüd, mis on minu nagu uus kirglik armastus, ütleb selle kohta nii, et sisemine laps meis ei kao kuskile, et ei ole olemas sellist päeva, millal me lakkasime olemast laps ja muutusime täiskasvanuks, vaid meie sees elab endiselt sisemine laps ja sisemine laps omakorda jaguneb siis õnnelik laps, ta on selline rõõmus ja mänguline ja lustlik, aga meie kõigi sees on ka vihane, trotslik, impulsiivne, õnnetu, haavatud laps, kes annab tooni. Ja see ongi nüüd see emotsionaalne osa. Nüüd erinevad koolkonnad nimetavad teid erinevat moodi. Pereteraapias me kasutame sõna mina eristumistase.
mis tuleb põuenilt. mis laias laastus tähendab siis seda, et sa suudad hoida oma emotsioone ja mõistust kuidagi nagu, et no ühesõnaga nad mõlemad sul toimivad. Tasakaalus ma ütleksin selle peale, et mul on olemas nii emotsioonid kätte saadad, kui ka mõistus töötab veel emotsioonidega koos. Jah, et nagu soe süda ja külm Just. pea. Ja et sa ei nakku teise inimese emotsioonidest nii kiiresti, sest me teame, et emotsioonid on nakkavamad kui tuulerõuged. Et sul on võimekus mitte nakatuda teise inimese emotsioonidest, et raskes olukorras või stressiolukorras sa siiski suudad kainelt mõelda, mitte kaotades kontakti oma vajaduste ja oma eesmärkidega, ent samas olles siiski empaatiline teise inimese suhtes. Et see on see, kuidas pereteraapia seda näeb, et sa oled justkui nagu see sõna on mina eristumine või siis emotsionaalselt küps. Skeemiteraapia näeb selle koha pealt, öeldakse niimoodi, et see on terve täiskasvanu osa meis. Et meis on see sisemine laps, meis on terve täiskasvanu, need on sellised toredad olekud meie sees. Aga et meie sees elab ka selline sisemine kriitik, kes võib olla mõnel inimesel väga, väga karm, väga kriitiline, väga nõudlik, mõnel inimesel ka karistab. Ja siis, kui me satume keerulistesse olukordadesse, ma arvan, et tänaseks päevaks teavad juba kõik inimesed sellest rooma ja aju olekutest, et mingis olukorras me siis võitleme või funktsioneerime üle, mingeid olukordi me tahame vältida või me põgeneme nende eest ja siis mingites olukordades me alistume, vot siis sealt tekivad ka nagu erinevad olekud, et me siis kas üle kompenseerime midagi või me vastupidi vajume oma alistunud olekusse ja ei tee mitte midagi, tardume. Ja nüüd sõltubki, et milline erinev olek annab tooni, et me võime seda võrrelda näiteks teatrilavaga või võrdleme teatrilavaga, et kas põhisoorituse peategelased on terve täiskasvanu ja see õnnelik laps ja aeg-ajalt on kõrvalosa ka täita või mõnikord isegi nagu suuremat kõrvalosa ka sellel impulsiivsel lapsel või haavatud lapsel või kurval lapsel, vihasel lapsel või kriitikul, kes iseenda suhtes on väga karm ja nõudlik või on meil mingisugused olekud, mis ütlevad, et kõik on praegu nii pekkis, andke mulle kilo jäätist või muud suhkrut ja jahu ja las ma siin nagu söön või mõnikord me kiusame aga et milline on nagu see proportsioon, kas võidutseb see terve täiskasvanu või siis mina eristunud emotsionaalne küpsus ja need ülejäänud on aeg-ajalt või võimutseb just nimelt vihane laps või hirmunud laps, kes ei usu oma kompetentsi ja see terve täiskasvanu ja õnneliku lapse siilakas on hästi õhuke. Nii et see oli nüüd nagu pikk vastus su küsimusele ja ma ütleks, et see esimene samm, mida me üldse saame teha täiskasvanu eas, on saada tuttavaks oma enda emotsionaalse küpsuse tasemega ehk oma nende erinevate olekutega, sest neid on nagu lustlik ette kujutada, et see ei ole, ma ei ole üks nagu selline suur tervik, mis me muidugi laias laastus ikkagi oleme üks suur tervik, aga me võime ennast vaadata kui erinevate osade sellist kogumit ja saada aru, kuidas meie reageerime ja nüüd on meil partnerid või ka meie vanemad, need täpselt samamoodi koosnevad oma sisemisest lapsest ja kriitikust ja tervest täiskasvanust ja erinevatest kaitseolekutest, mis tulevad tal appi, kui ta on stressiolukorras, meie partneril ja siin tekib nagu need erinevate inimeste keemia, mis siis hakkab kokku mängima ja osadel juhtudel on need kokkumängud väga harmoonilised ja väga põnevad ja mõningatel juhtudel läheb nii valusaks, kui on kaks sisemist last, kes ei suuda omavahel adekvaatset kommunikatsiooni pidada. Ja, või siis omakorda, kui on üks laps ja üks on väga võimukas kriitik seal juures, kes tegelikult valjuhäälselt annab teada ka, kuidas elu on õige elada, võttes vastutust kõigi teiste eest, eks ole. Ja, et neid näiteid on väga palju. Kui mõtlen korraks täiskasvanuks, küpse emotsionaalse täiskasvanu peale, kus me ütleme, et umbes 25-aastaselt me võiksime küpseda valmis. Teoreetiliselt jah. Teoreetiliselt jah. Ja kui me nüüd mõtleme sellise täiskasvanu peale, kes on juba jõudnud sellisesse 30-ndatesse, 40-ndatesse, mis sa arvad, mis peaks muutuma meie ühiskonnas, et enam 30-seid, 40-seid julgeks hakata tegelema selle eheda iseendaks kasvamise looga ja
vähem oleks seda reaktiivset, ka sellist, seda, nii see nagu sa ütlesid tegelikult seda, kas siis trotsliku lapse või jonnaka lapse või siis ka tegelikult sellist täiesti ebaküpse, ka võimuka täiskasvanu käitumist, kes tegelikult ei saa aru, mida teised tahavad, ta ei tunne piire, ta ei näe iseennast kuigi adekvaatselt, nõuab teiste sirutust ja panust ja nii edasi. Et mis peaks juhtuma, et järjest enam täiskasvanuid jõuaks sellesse küpsusesse? No vaat hea küsimus, kui kaugele me oleme jõudnud igasuguste tehniliste vidinate arenguga, aga inimene funktsioneerib oma nagu riist- ja tarkvaraga ikkagi väga palju sarnaselt sellega, mis toona Serengeti kõrbes justkui see seadistus tehti, et inimese aju on seadistatud märkama ohtu ja inimesed märkavad ohtu ja siis nad reageerivad ohule väga erinevalt. Ja sellest tulebki reaktiivsus ja ma arvan, et me oleme ühiskonnana ikkagi selle muutuse teel, sest et nii palju eneseabi kirjandust, nii palju filme läbi, mille areneda, nii palju taskuhäälinguid, nii palju teraapiateenust, kui praegu pole, nii palju kui on olnud viimase 30 aasta jooksul, pole olnud eelnevate nagu aastatuhandete juures ju. Just, ja see on ka see koht, kuhu ma tahan selle teraviku suunata, et me oleme nii rikkas ajastus läbi toetava metoodilise nii-öelda selle vaate, meil on nii tugev fookus inimeseks olemisele, enda mina eristumisele, iseendaks kasvamisele, sellele minale. Ja ometigi me räägime, et meil on täiskasvanud, kes on emotsionaalselt ebaküpsed. Ma näen töötades väga palju organisatsioonidega, kus oodatakse noored, kes tulevad, ja ma teen tõesti liiga osadele noortele, kes on väga tublid, väga teadlikud, küpsed täiskasvanud, aga suur hulk noori täiskasvanuid liigub tööturule ja nad vajavad tööemmet ja tööissit. Ja siis on meil seltskond, kes läheb paarisuhetesse, kes ei ole veel isegi küpsed ja vajavad seal siis nagu küpset vanemat kõrvale, kes siis hoolitseks nende eest nagu väikse lapse eest ja nii edasi. Et mis sa arvad, mis siinkohal me saame teha teisiti või siis mis võiks olla see arenguks vajalik mudel, sest me teame ka terapeutidena, et areng ei toimu enne, kui ebamugavaks läheb. Miski asi peab panema selle inimese nii palju ebamugavust tundma, et tal on lihtsam minna arenguteele, sest kui on lihtsam olla mugavustsoonis, siis arengut ei toimu. Ja peab olema frustratsioon, aga siis peab sul olema ka plaan, mida teha on ju, ja siis distsipliin lõpuks, et seda plaani ellu viia. No, täpselt nii see peab olema, jah. Et kui me võtame seda pidi, et siis mida me spetsialistidena teha saame ja mis see on? Mis sa arvad? Mina alustaks sellest, et kõigepealt peab olema uudishimu iseenda suhtes. Ma arvan, et see, mis tänases maailmas toimub, et seda infot on nii palju, et teatud inimestest ta ikkagi lükkab uudishimu liikuma iseenda suhtes. Et kuidas siis on võimalik saada paremaid suhteid. Ja läbi selle me jõuame varsti selleni, et kui tekib uudishimu, et siis äkitselt nagu tahan tõesti uurida iseennast. Iseennast on keeruline uurida, sellepärast on natuke lihtsam uurida oma päritolupere. Et millised on need automaatsed käitumismustrid. Ja tänases päevas inimesed tahavad paremaid suhteid, taha enam leppida ja sealt ongi see, et äkitselt see teadlikkuse tõus, sest et mina ei näe mitte mingisuguse muutuse võimalikust üldse enne, kui ei muutu teadlikkus. Ehk tekib vajadus teadlikkuse järgi, et ma ei taha enam olla selles statistikas, et pooled suhetest lähevad lahku. No tegelikult me ei tea veel selles pooles, mis ei lähe lahku, eks ole, kui palju seal on valu, vaeva ja kannatust, et võib-olla see on ainult üldse mingi 30%, kes elab kuidagi kvaliteetsemalt niimoodi, et ei ole neid nii palju tülisid. Aga samas ega tülid ka paha pole, sest et tülid annavad meile väga palju informatsiooni enda kohta, nii et ega me ei räägi ju sellest, et tülitsema ei peaks. Tülid olid, on ja jäävad. See on nagu paratamatus. Aga jah, kui tekib see teadlikkus, et ma ei taha enam olla osa sellest tuimast statistikast,
ehk et ma saan aru tegelikult, millest sa viitad, mida ma arvan, et me siin täpselt ka teeme podcastis, on, et me hakkame rääkima teemadest, mida võib-olla varem ei räägitud. Läbi selle kasvab teadlikkus. Avame julgemalt iseenda varjupoolt. Me just eelmise külalisega Kristinaga rääkisime, et mul on vaja kellegagi rääkida iseendast, et näha puhast teistsugust peegeldust, et aru saada ka nähtamatust seljakotist, mis mul on kaasa pakitud. Et mul ei teki muidu arusaamist, et see ei ole normaalne, kui ma ei julge ennast avada ja keegi ütleb, kuule, minu elus ei olnud nii. Minu kodus keegi ei tõstnud häält või et meil oli iga pühapäev soe toit laual või et minu ema on kogu aeg isaga käest kallistada saanud ja sina mõtled, ma ei ole kunagi näinud, et mu ema ja isa laste ees kallistaksid. Ehk et mul on vaja julgust, julgeda rääkida endast, oma arusaamast maailmast, et siis keegi teine saaks peegeldada tagasi, kuidas tema arusaamine maailmast on. Ja siis tekib ruum, kus meil võib tekkida taiplikkus, uudishimu, oota, mulle tundub, et siin on midagi muud, mida ma varem kogenud ei ole. Ja see loob ka tõenäoliselt siis selle tõmbetuule, et me hakkaksime rääkima, ma tahan teisiti, sest see, mis elu ma täna elan, ei pruugi olla elu, mis pakub mulle õnne, rõõmu ja lubab lapselikult mängida. Ja siis on vaja veel 2 äärmiselt olulist oskust. Ehk elu on ju üldse oskuste õpe, on ju. Sünnime ja me oskame ainult hingata ja krabada. Et see on kõik ja pärast seda meil hakkavad tulema erinevad oskused. Ja kuigi me praegu oleme läinud juba ju niisuguste detailideni, eks ole, millised meil on nagu digioskused. Aga siiski on 2 oskust, mis on hästi baasilised ja mida meil ei õpetata. Esimene on kuulamisoskus, sest inimesed sageli ajavad segamini, et mul kõrvad on, järelikult kuulen, aga et nagu see, et kõrvad kuulevad, see on kõrvade füsioloogiline lihtsalt toimumisprotsess, aga kuulamine on hoopis midagi muud, see on psühholoogiline oskus. See on selleks hetkeks panna kõrvale oma seisukoht ja päriselt tahta kuulata teist inimest, millised on tema vajadused, millised on tema mõtted. Inimesed ei ole selles üldse head, selles kuulamises, et neil on kõrvad, mis töötavad, aga ei ole seda psühholoogilist oskust. Ja teine on eneseväljendamisoskus, et ma päriselt oskan ennast väljendada, et ma siis saan endast aru. See on Eesti näitlejanna Katariina Lauk-Tamm, kes on öelnud imelise tsitaadi ja ma seda olen juba vist üle, ma ei tea, mitme aasta pidevalt kasutanud, et kõige suurem andmine on endast teada andmine. Ja sa saad endast teada anda siis, kui sa saad aru endast. Et sul on vaja 2 asja, seda enese väljendamisvõimekust, et mul tekivad sõnad, millega seda tunnet, mis mu sees keerutab, et seda väljendada. Aga et ka aru saada see, mis minu sees on, mitte lihtsalt, et kuidas sul on okei või ei ole okei. Et see sõnavara iseenda kohta, et enesetunnetus muutuks. Ja alles nende 2 fundamentaalse oskuse olemasolul, kui nüüd siia lisandub huvi iseenda protsesside suhtes ja sa leiad partnerit, või ütleme, kas on su elukaaslane partner või ta on su vestluspartner või ta on su partner terapeut sel hetkel, kellega sa siis saad, nagu sa ise enne ütlesid, kellega sa saad sparrida seda, et kuidas mina maailma näen, miks ma niimoodi näen, miks ma seda maailma niimoodi tajun, et kuidas see minu isiksus kuidagi toimib, eriti kui me mõtleme nagu isiksusele kui mõistele, et see on protsess, mis tõlgendab ja kõigepealt tajub ja siis tõlgendab ja siis reageerib iseenda seest ja välismaailmast tulnud signaalidele. Miks ma tõlgendan nii iseenda seest kui välismaailmast tulevaid signaale, impulsse nagu niimoodi? See on mu isiksus, huvitav, ja mida ma vajan? Ja see on midagi, mida sa minu meelest räägid nii olulisel teemal. Ma mäletan, et kui mina pereteraapia väljaõppes hakkasin õppima, siis mind tohutult liigutasid koolituspäevade avaringid. Sest ma ei olnud varem kunagi kogenud nii hoitud ruumi, kui ma räägin iseendast.
keegi ei pöörita silmi, keegi ei vaidle vastu, keegi ei ütle, nii pole kunagi olnud, kas sa saad, miks sa nii räägid, vaid see lubamise jõud ja see ruum oli nii liigutav, et enamikel kordadel ma hakkasin nutma mitte sellest, mida ma räägin, vaid ma olin liigutatud sellest hoitud ruumist. Ja täna ma tean, et nii terapeudina kui koolitajana väga vähesed inimesed on kogenud sellist ruumi. Ja jälle me tuleme tagasi selle, et see, mida inimene pole kunagi kogenud, ta ei kujutagi ette, et selline elu on võimalik. Et keegi võtab sind omaks. Ja need ongi need 3 inimlikku vajadust. Ma tahan tunda, et ma olen oluline. Sa tundsid seal pereteraapia ringis, et sa oled oluline. Ma tahan tunda, et ma olen mõistetud ja nad said aru, sest et ükski inimlik asi ei ole ju võõras ja ma kuulun kellegagi kokku. Need on need 3 tunnet, mida meil on vaja nii oma perekonnas, päritolu perekonnas kui oma täiskasvanu paarisuhetes, vanemana laste suhtes, lastena vanemate suhtes, töökaaslastega, sõpradega ja ka riigiga. Me tahame, et riik suhtuks meisse nii, et me tunneme, ma olen oluline, ma olen mõistetud ja me kuulume kokku, sest et muidu hakkab ka riigist võõrandumine. Nii et jaa, et see asi algab just nimelt selle keskkonna loomisest, et me õpiksime iseennast tundma ja vot siis ongi see, miks mulle hästi meeldib ka see sõnapaar iseendaks kasvamine, et meil peab tekkima huvi selle osas, kuidas ma olen kasvanud selliseks iseendaks, nagu ma olen kasvanud ja milline on see potentsiaal nagu mul veel milliseks iseendaks kasvada, kui ma õpin tundma iseennast, saan aru, milline on minu mõju teistele inimestele, kuidas mina mõjun selles oma laadis, selle oma isiksusega, oma isiksuse omadustega, oma kas siis ükskõik ekstravertsuse, introvertsuse, neurootilisuse, mis meil seal kõik on, selles suures visikas on ju ja muud asjad veel lisaks. Milline on minu mõju ja siis see, kui tekib ka veel julgus hakata ennast väljendama, see ongi ju, mis saab saatuslikuks väga paljudele suhetele. Et jälle on üks mõte, mis mulle hästi meeldib ja mida me praktiliselt iga teraapia protsessi käigus kuidagi puudutamine on see, et ebamugavad vestlused, isegi kui ma ei ole sinuga ühel nõul, on ju, ebamugavad vestlused loovad selgeid suhteid, mis on nagu eeltingimus tugevateks, headeks, armastavateks, austavateks suheteks. Ja välditud vestlused loovad varjatud probleeme. Ja eriti oluline on just see varjatud, sest et ma alguses isegi ei saa aru, need ei ole nähtavad probleemid, vaid minu sees hakkab midagi kogunema. Nii et meil on vaja, et me suudaksime kõigepealt iseendale ennast selgeks rääkida ja väga tihti on seda väga raske üksi teha, et me vajame peeglit, kes näitaks meile kätte meie pimetähnid. Ja ma täitsa saan, mulle nii meeldib see, kuidas sa seda ütled ja mina mõtlen samamoodi, et ma olen näinud erinevatel koolitustel, eile just koolitusel kogesin, kuidas täiskasvanud inimesed küsivad, kuidas jääda teised täiskasvanuga eriarvamusele. Nad on küpsed, nad on professionaalid ja nad endiselt küsivad, kuidas jääda eriarvamusele ilma, et ma läheks vastanduma teisele. Nii lihtne oskus. Ja siis arutasime seal pikalt, et kui suurt julgust vajab inimene, et kuulata kõrvade ja südamega nii, et ma ei läheks vastanduma. Sest see on väga julge tükk hakata kuulama kellegi arvamust, kellegi mõtteid, kellegi tundeid ja rahustada närvisüsteemi sealjuures, et see ei ole minu vastu, vaid see on tema maailma osa. Ja minu meelest seal tekib see trikk, et kas meil on see kogemus olemas, et teise inimese mõtte, arvamus, nii-öelda nagu ka kogemus ei ole mulle ähvardav, vaid mul tekib võimekus austada seda, aga ma pean olema kogenud ka seda, et minu enda maailma austatakse, minu enda mõtteid ei tühistata, minu enda tundeid tuuakse nähtavale ja hoitakse neid, kas ma olen siis pahane või vihane või ma olen siis solvunud või ma olen siis hirmul või ma olen hoopis elevil ja osatakse minu rõõmuga kuidagi toime tulla. Seda ka, aga veel sealt natuke tagasi keerates su juttu seal eriarvamuste osas siis. Et see on ka nüüd üks ju väga eriline oskus aktsepteerida, et üheaegselt maailmas
sama asja kohta võib eksisteerida 2 erinevat arvamust ja see ei ole üks ei ole tõene ja teine ei ole vale, vaid need on 2 erinevat arvamust. Just. Et meil kogu aeg või et meil on elus olukordi ja enamjaolt ongi see nii, et me näeme samat situatsiooni erineval moel, me tajume reaalsust erineval moel ja selleks, et mõista seda, meil peab tekkima ka ruum ja suutlikkus vastu võtta, et me ei ole sarnased, me ka siin istume sinuga 8 kõrvuti diivanitel ja me ikkagi kogeme seda täitsa erineval moel. Tõenäoliselt, jah. Ja see ongi selline mingi avardumisprotsess ja vot see avardumine, ma arvan, et see koos uudishimuga, siis selline nii enese väljendamise võimekuse, kuulamise võimekuse ja koos julgusega siis oma mõtteid avaldada. No ma arvan, et see võiks olla see aluspõhi siis, kuidas me võiksime jõuda nagu natukene suurema emotsionaalse küpsuseni, aga see käib tibusammude kaupa. Seda ei saa teha mingisuguste kvanthüpetega. Ja kui see inimkond aastaks 2026 ei ole selleni jõudnud, siis ma arvan, peame ka aktsepteerima inimkonna ebatäiuslikkust ja teada, et osadel inimestel jõuab see kätte kiiremini, osadel aeglasemini ja osadel kahjuks mitte kunagi, sest et endiselt on olemas väga palju neid lapsi, kes kasvavad üles selle kasvukeskkonna mõttes nendes oludes, mis ei vasta nende vajadusele ja sealt tekivad nii palju erinevaid uskumusi, just nimelt see, et ma ei olegi tähtis, ma ei oskagi või vastupidi, mina olen kõige tähtsam, sina oled vana loll, eks ole, sa ei tea midagi. Ma kukun niikuinii läbi, ma ei ole piisavalt hea, minu vajadused ei ole tähtsad. Et elu ei ole täiuslik ja ükskõik, kui hästi vanemad ka püüavad. Ikka, alati juhtub midagi ja asi ongi selles, et tänases maailmas me räägime nagu nii palju just nimelt, kuidas kasvatada lapsi ja ma nüüd absoluutselt ei tahaks seda, et nii see sinu taskuhääling või see minu taskuhääling või kõik need ülejäänud muud väga head taskuhäälingud, mis on, et sealt tekib inimestel veel selline, ma pean, eriti emadel, noortel emadel, ma pean olema täiuslik ema, et minu lapsele mina ei taha tekitada mingisuguseid selliseid vääraid uskumusi, ma tahan anda oma parimat. See on 2 teraga mõõk, et see võib viia samuti läbipõlemisele ja asi on selles, et need uskumused, mis nagu väikse lapse peas tekivad, need tekivadki sellepärast, et ta ajukene on veel sel hetkel ju nii ebaküps ja ta tõlgendab mingeid olukordi nagu täiesti valesti, et ka väga-väga ma toon näite, näiteks väga-väga armastavas perekonnas, kus on üks laps juba sündinud, sünnib teine laps, mängime niimoodi, et neil on vahe aastakest 2 või 3, esimene laps on nii hoitud, kõik on tehtud nagu täiesti by the book, et tõesti kõik on nii hästi. Ja siis sünnib teine laps ja ema on väga-väga väsinud ja teine laps on võib-olla nutlik ja ma ei tea, võib-olla on mingid rasked asjad. Ja nüüd siis see esimene, see vanem laps, kuigi tal on ka selgitatud, et sünnib sul siin õeke vennake, aga ema süli ei ole enam nii lihtsasti ligipääsetav, sest seal on üks teine. Ja sellest tillukeses ajus, kuigi meil on siin väga armastavad vanemad, ja kes mõlemad pööravad väga palju tähelepanu ka esimesele lapsele. Aga selles ajukeses võib tekkida otsus nii, mina ei ole enam nii tähtis. Ja sellest piisab, et mõnikord areneks mingisugune selline huvitav, selline düsfunktsionaalne uskumus ja nüüd asi ongi selles, et me ei ole keegi selles kaitstud, vaid vastupidi, meil kõigil on mingid uskumused, mis takistavad meil elamast. Küsimus lihtsalt selles, millisel määral. Ja et meil on vaja neid enda uskumused siiski enda jaoks kuidagi teadvustada. Kuigi ka sellega siin on selline libe maa. Ma mäletan kunagi, olles lugenud tervise ABC, loed seda ja tõesti nagu vaatad üks haigus, see mul kindlasti on, see mul on. Et niimoodi enda uskumusi vaagides võib tekkida, mul on ka kõik need rasked sellised ebaproduktiivsed, dysfunktsionaalsed uskumused. Ehk et ma saan jällegi, mul on nii hea meel, et selle välja tood. Ma olen sinuga väga-väga nõus, et me peame, ja siin ma tunnen küll vastutust ühiselt koos sinuga, et meil on oluline hoolitseda selle eest, et me ei paneks järgmisi kohustusi, vastutust ja süüd vanematele, et nemad tegid midagi väga valesti. Ka eelmises saates me rääkisime siin, kuidas nähtamatu seljakott on hoole ja armastusega eelmiste põlvkondade poolt kaasa pakitud. Keegi ei ole pahatahtlikult midagi teinud. Oma oskustega, oma arusaamadega maailmast,
kuidas maailm toimib, kuidas on parim viis elada. Niimoodi on kaasa pakitud see seljakott ja nende oskuste tasemel hoolitsetakse oma laste eest. Pluss veel sellel hetkel seal ühiskonnas kehtivate teadmistega ja väärtusnormidega. Just, mis tähendab seda tegelikult, et ma terapeudina ja küllap ka sina näed palju, kus täiskasvanud tulevad, no kuidas minu ema ei olnud selline, siis kui ma olin väike, ta ei saanudki olla, sellepärast et toona ühiskond oli teistsugune. No ja Spock ütles, ära võta last sulle elitada. Just, mis tähendab seda, et me peame ja siinkohal tõepoolest tähelepanu kõigile täiskasvanutele ja ka kõigile vanematele, et ma hoolitsen täpselt sellise võimekuse ja armastusega, mis mul on. Ma teen parimat oma lapsele, ma olen alati parim vanem oma lapsele, kes on olemas, mis tähendab seda, et me ütleme terapeutina ka, et sellel lapsel on täpselt parimad vanem, ema ja isa. Et ei ole olemas, et keegi on kuskil parem. Aga selle sama vastutuse juures mulle tundub, et on oluline, ma ise arvan, et ma olen olnud samamoodi selles lõksus, et aga kui mu ema või isa teaks, et niimoodi mul oli, siis no ma ikkagi tahan nagu justkui kuulda, et nad saavad aru, kuidas mul siis oli lapsepõlves. Ja ma arvan, et see on küll oluline märkamine, et tekiks, jällegi tuleme tagasi selle julguse juurde kuulata, et me kunagi ei saa tagasi minna ajas. Aga inimestena, ma arvan, et see on see jällegi, nii nagu sa enne ka tõid väga hästi välja, nii nagu me terapeutina teame, inimese vajadus olla kuuldud, mõistetud ja olla oluline. Mõistmine tähendab seda, et ma saan jagada, mis minuga oli, ma saan jagada, mis oli minu kogemus ja suurepärane oleks, kui mu vanem siis kuulaks ja ütleks, mul on kahju, et sa nii kogesid. Ma tegin oma parima, aga ma ei osanud teisiti. Ressurssi ei olnud. Ja anda see ruum sellele kogemusele, mitte õigustusele. Öelda, et võib-olla mul on kahju ja et mul on kahju, et see minu mõju sulle oli selline. Lihtsalt mõnikord nii väiksest asjast piisab. Just. Ja sealt see mõte, sa ise ütlesid selle ka ilusti välja, et me keegi ei ole süüdi selles, mis on meiega lapsepõlves juhtunud ja mis on meid mõjutanud ja formuleerinud. Aga see on meie vastutus edasi midagi selle seljakotiga pihta hakata, seda revideerida, seda kergemaks teha. See ei ole enam meie eelnevate põlvkondade vastutus, vaid see on meie vastutus. Nii lihtne on näpuga näidata. Näe, et sina ei osanud anda mulle seda või nimme sa tegid mulle. Ja mõned vanemad on tõesti pahatahtlikud, aga neid ei ole, neid on ikkagi käputäis. Enamus lihtsalt on sellised, nagu nad on ja teine maailmasõda siiski on alles kuigi nii kaugel, veel samas nii lähedal, et kõigi ikkagi minu põlvkonna inimeste vanemad on sellest mõjutatud, et see on meie põlvkondade ülene trauma, mis meid mõjutab, need sõjaaja sündmused, küüditamised, see suletus, et ei võinud rääkida, sest et avatus oli ohtlik. Just. Et see kõik mõjutab, mitte midagi teha ei ole või ikkagi nagu korduvalt toodud näide 70. aastatel olnud ööpäevaringsetest lasteaedadest, et laps, kellel ei ole ajataju, kes ei tea, kui ta esmaspäeva hommikul viiakse lasteaeda, et millal on reede või neljapäev. Ta ei tea seda. Isegi õhtu tundub nii kaugel, ta ei tea ja ta on seal üksi ja tal ei ole seda sooja pesa. Aga mitte midagi teha ei saanud, sest et Nõukogude Liidu viljastavastes tingimustes tema vanemad pidid olema tööl. Seda enam võiks praegu nagu laulda kiidulaulu, eks ole, sellele tänapäevasele Eestile, kus vanemad saavad olla 1,5 aastat kodus või isegi 3, aga siis ei olnud need ajad ja ei olnud ka seda teadmist. Mitte ükski nendest vanematest ei teadnud, et see pikaajaliselt võib mõjutada lapsel mingisuguste uskumuste teket, et ta oli seal ööpäevaringses lasteaias. Nii lihtsalt on, et need vanemad ei ole süüdi ja meie ei ole süüdi, aga see on meie vastutus. Just, et võtta siis see vastutus enda kanda ja julgeda vaadelda enda elu, oma valikuid, mõista mudeleid või mustreid, mis on kaasa antud ja aru saada, kas see kaitsemehhanism, mis on lapsena selgeks õpitud, sest nii oli tarvis, täna teenib minu huve täiskasvanuna.
Ja mulle tundub, et seal hakkab see võim ja vägi pihta meil, et ma julgen vaadelda iseennast, ma saan aru endast, ma julgen ka kogeda ebamugavust, julgen avastada enda kohta midagi, mis mulle ei meeldi ja siis selle midagi peale hakata. See on siis ju võimekus võtta vastu ka tagasisidet. Absoluutselt. Seda me ju teamegi, vaata need vaimse tervise vitamiinid on ju lisaks sellele, et söö ja maga ja liiguta, on just nimelt need et head suhted, et hinnata oma suhete kvaliteeti, et kuidas ma arvan, kui hea kvaliteediga mu suhted on ja kas mina arvan nii või ka see teine pool, kas siis mu partner või mu lapsed või mu vanemad või mu sõbrad. Just, ja see minu meelest toobki mind väga selle teema juurde, et me oleme uskumuste maailmas veel, kus justkui nagu õige paarisuhe, õige pikk elu on, kuni surm meid lahutab. Suur hulk endiselt veel elab selles teadmises, et õige pere püsib koos, vanu asju ära ei visata, kuidas need hoiakud on, eks ole. Et läksid lahku, järelikult ei pingutanud piisavalt palju. Või siis, et kui ikkagi oli õige asi, siis kestab, eks ole, et mis tüli siis ajab laiali, et ju siis ei pingutatud piisavalt, ei tehtud panuseid või mis iganes. Ja mina mõtlen, et tänases maailmas on teadmine, et enamikel täiskasvanutel, uuringud ütlevad, on 2-3 pikka pühendunud suhet. Ja Ester Perel ütleb selle kohta nii toredasti, et on inimesi, kes teevad see 2-3 püsisuhet, pikka pühendunud suhet ühe inimesega. Lihtsalt nad arenevad selle käigus ja tuleb uus kvaliteet paari suhtesse. Ja mõned vahetavad partnerid sellepärast, et eneseareng jõuab astmesse, kus enam vana partneriga koos ei saa jätkata või mingil muul põhjusel otsustatakse lõpetada see suhe ja minnakse järgmise inimesega paari suhtesse. Ja see ei ole samamoodi vale. Kuidas sina seda näed? Mina näen seda samamoodi enam-vähem, ma ka Ester Perelli lugenud, ma tean, et ta seda ütleb, et tänases maailmas on popseriaalne monogaamia. Just. Selles ühes pikas paari suhtes on vaieldamatult mingi võlu. Aga jah, mu enda lause selle kohta niimoodi, et suhe ei ole vangla, milles peab nagu ära istuma. Omades ise kogemust nii lahutusest kui kooselust ja lapse kasvatamisest, siis ma ütleks, et see on tohutu õnn kasvatada last koos partneriga, kes on samamoodi selle lapse bioloogiline vanem. Kui suhe on hea, siis see on lapsele just nimelt see lapse kodu ei ole aadressil Narva maantee mingi number, vaid lapse kodu on tema vanemate suhtes. Ja kärgpere, ma olen seda teemat palju uurinud, on väga raske suhtevorm ja tänases maailmas me teame, et praegu nüüd ma ei vaadanud enne su siia tulekut statistika, või ma ei vaadanud seda statistikat üle, aga väga palju lapsi kasvab ju täna kärgperes. Nii on. Ja see on keeruline. Et selles mõttes selle partneriga, kellega sa selle lapse saanud oled, see on nii tore kasvatada koos, sest et siis sa ei ole üksi, ent samas, kui tõesti selle inimesega mingil põhjusel ei klapi, siis ma ikkagi seda, mis ma enne ütlesin, et suhe ei ole vangla, et seal peab ära istuma. Et jah, võib minna küll. Just mõtlema, et kuulates sind ja mõeldes ka oma kogemuse peale, olles lahutanud ja uues suhtes nüüd. Mul küll ei ole uue partneriga ühist last, aga jäin kohe mõtlema ka oma lugude peale terapeudina, et minu meelest kärgperes on ootus ja nõudlus oskustele palju kõrgem, sest toime tulla nii kaotusega, mis lahutus kaasa toob, uue ülesehitamisega, usaldusega, et uuel on võimekus pakkuda õnnelikku pesa juba eelnud loodule, oskus ära navigeerida suhtekarid, mis ilmselgelt juba varem loodud suhteliitudele on justkui sisse kirjutatud, et see nõuab palju selgemat
kohalolu, oskuste kasvu, julgust kuulata ja luua ühiselt midagi, mis on väärtuslik. Ja, aga see on nii keeruline, aga siis ilma asjata statistika ei ütle, et kui muidu lagunevad pooled traditsioonilised pered, siis kärgpered 3/4, sest et sinna on valu sisse kirjutatud, et sõltub sellest, millal see kärgpere loodi, kas nagu vahetult pärast siis eelmise suhte lõppemist või jäi sinna vahele ka leinaaeg, sest et lein on kõigil, nii sellel partneril, kes tuleb üle, nagu oma lastega, lastel absoluutselt, sest et nad leinavad oma vanemate suhte purunemist ja ka eksil. Ja eksi valu mõjutab väga palju seda nagu uut kärgperet, nii et see on üks hästi-hästi keeruline mudel. Nii et jah, see on see koht, kus ma ikkagi väikeste lastega vanematel ikkagi ütleme, et no ikkagi 9 korda mõõdame ja mõõdame veel 10 kord ka. Kui midagi muud ei jää üle, no siis lautame, aga et äkki on ikkagi võimalik kuidagi niimoodi, et rääkida nendest oma vajadustest, mida ma soovin oma hingest, et äkki on võimalik see elu, et ma elan ise ja ma aitan oma kaaslasel elada. Ehk et me tuleme tagasi selle juurde, et selleks, et hoida seda pesa, mille ma kellegagi koos loon, et seda oleks lihtne hoida, on valik, partneri valik on väga oluline ja valmisolek partnerlusse minna, enda valmisolek on iseendaks kasvamise kontekstis samamoodi väga oluline. Et enne, kui ma juba lähen, et kui ma mõtlen selle peale ka noorte täiskasvanute puhul ja ma arvan, et ma olen siuke hea oma põlvkonna esindaja, et paljud meist, mina kaasa arvatud, ei olnud veel iseseisva elu peal, kui ma oma esimese partneriga kokku sain, kellega ma koos ka 4 last hiljem sain. Mis tähendab seda, et iseseisvust mul noore täiskasvanuna ei olnud, kuigi ma olin väga tarmukas, kuigi ma olin väga vastutav, kuigi ma arvasin, ma olen iseseisev. Aga sellist iseseisvust täiskasvanuna mul ikkagi ei olnud, et ma oleks elanud üksinda, mul oleks olnud füüsiline, finantsiline, emotsionaalne küpsus olemas juba, oleks vaadanud ringi ja ma olnud, millist elu ma tahan elada, milline inimene, millist perekonda, et seda ei olnud. No jah, aga kuna me teame, et see ajukene eesajukoor, siis see korteks nüüd siin, kus on meie see analüütiline mõtlemine ja loogiline mõtlemine peidus, et see areneb 25. eluaastani. See on siis nagu see riistvara, mis areneb, kus siis sisse loetakse kogu aeg uut softi. Et aga me võtame elu võib-olla kõige olulisemad otsused sageli vastu selles, kus nagu need ei ole valmis veel riistvaragi rääkimata nagu tarkvara uuendustest. Et me võtame need vastu täiesti ebaküpses vanuses. Ja tõesti loomulikult ja seal siis tuleb mängu see sõge armumine, aga mõnikord öeldakse, et võt, kui ei oleks nagu seda sõgedat armumist nagu nii noortel inimestel, siis see iive oleks meil nagu veel madalam. Nii et mingis mõttes jälle see on midagi, millega tuleb leppida, et ebatäiuslikud inimesed, emotsionaalselt ebaküpsed inimesed teevad ebatäiuslikke otsuseid ja eks siis pärast ole näha, mis neist saab. Aga ma ikkagi naiivse usku täis inimesena siiralt arvan, et igalühel on võimalus ja suutlikkus teha midagi teisiti. Ja panna panus ka sellesse, et kui ma isegi olen teinud valikuid ebaküpses seisundis. Mina samamoodi läksin paari suhtes, kui olin 18. 7 aastat oli veel selle punktini minna, kus me ütleme, et me teame, et aju veel areneb. Aga et kui ma siis teen neid valikuid ka selle aja jooksul protsessis olles, kasvades iseendaks või siis saades teadlikuks iseendast, et siis on võimalik tegelikult teha paremaid otsuseid, õppida oskuseid, märgata, kas mul on oskus kuulata, iseennast teada anda teisele, kuidas ja sellega muuta oma elu kvaliteeti paremaks. Et mulle väga meeldib see, kuidas ju öeldakse, et me ise väga sageli kõik räägime, et meie elu kvaliteet sõltub suhete kvaliteedist. Ja siinkohal mitte väga sageli mõeldakse suhete kvaliteedist teistega, aga siinkohal ma võtan fookuse, sest kvaliteedist kõigepealt iseendaga. Olen ma rahul oma eluga, mida ma ise olen ehitanud, olen ma rahul valikutega, mida ma olen langetanud, olen ma langetanud otsuseid armastuse baasil või hirmu baasil,
olen ma uhke oma valikute ja otsuste üle. Nii et ma saan seista silmitsi enda peegelpildiga öelda, see on hästi elatud elu. Sest ma saan seista nende valikute ja otsuste eest, mitte see, et ma olen sunnitud olnud, sest paremaid pakkumisi polnud. Kuidas see sind kõnetab? Ma arvan, et elukvaliteet sõltub täiesti selgelt suhete kvaliteedist, aga me saame ka öelda, et elukvaliteet sõltub sellest, kuidas ma tulen toime oma sisemise ärevusega või stressiga. Sest et see määrab juba nii suhet iseendaga kui teistega. Ja me ju teame, et osad inimesed, et just nimelt nüüd on see Rooma ja aju koht siin, kus me sellest jälle saame rääkida, et sõltuvalt sellest, mida me stressiolukorras teeme, kas me hakkame võitlema, kas me alistume oma hirmudele või uskumustele või siis me kuidagi väldime neid, ükskõik mängides arvutimänge, tarvitades aineid, süües suhkrut, minnes poodi, tehes midagi veel mõttetumat. Et sellest, kuidas me tuleme toime oma ärevusega siin elus, kui me oleme, ma ei räägi sellest ärevusest, inimesed sageli mõtlevad, et ärevus on see nagu see eksami ärevus, siis kui sul käed värisevad ja jalad värisevad ja sa oled väga tugevalt oma mugavustsoonist väljas enne mingisuguseid õnnetusi või pärast mingisuguseid õnnetusi ja mingites väga rasketes olukordades. Aga ma räägin sellisest mahedamast ärevusest, mis tabab meid siis, kui me nagu ei tea täpselt, ütlen või ei ütle, lähen või ei lähe, teen või ei tee, ostan, ei osta, alustan, ei alusta, et meie sees on selline, nagu jälle pereterapeudid kutsuvad seda nagu selline baasärevuse tase, et ma arvan, et nagu sellest suhete kvaliteedist nagu veel üks samm sissepoole on see, et meie elukvaliteet sõltub sellest, kuidas me tuleme toime selle iseenda sees lainetava baasärevusega. Ja ma kuulan sind ja mõtlen, et issakene küll, mina mäletan seda aega, kui ma hakkasin alles tajuma reaalselt enda sees seda ärevust. Enne seda ma lihtsalt käitusin ärevuse baasil ilma teadvustamata oma baasärevuse taset. Ja see oli üks, ja kui ma sellest kellelegi räägin, koolitajana ka räägin sellest palju, et ma märkan, mu keha on nii lärmakas ja nii tark ja nii hea tööriist, et kui ma õpin rahulikult kuulama, siis minu keha peab vähem lärmama. Ja see on nagu hiina keel mõnele. Et praegust ka kuulan sind ja mõtlen, et issand, ma tean, et kui ka mõni kuulaja vaata praegust kuuleb, et issand, mis ärevusest see Katrin Saali räägib, et ei tunne mingit ärevust, et kõik on kogu aeg kütan trenni teha või kogu aeg kütan süüa midagi või teen tööd palju või issand, mingit ärevust ei ole, et selline inerts, selline vunk, mis väga sageli tegelikult võikski olla üks motoorne rahutus, mis ei võimalda molutada, kohal olla, ilma ekraanita, ilma magusata, ilma spordita, iseendaga olla. Vaikuses. Ma mäletan seda aega, kui ma arenguhüpet tegin, siis ma lõpetasin televiisori vaatamise ära. Ma mäletan seda, sest enam ei olnud vaja midagi, mis lihtsalt täidaks ruumi. Nii et võib juhtuda ka, et me räägime terminitest, millest mõned juba saavad väga hästi aru, aga mõned ei saa üldse aru. Jah, sest me oleme sul ju sinu podcasti nii alguses, et see ärevuse mõte pole veel sisse tulnud, ma arvan, et kindlasti tasub sellest rohkem rääkida. Aga mina saan küll tunnistada, et nii palju elevust on mul sellel teise saate salvestamisega olnud, et ma olen täitsa ära unustanud ühe väga tähtsa asja. Nimelt ma olen ellu kutsunud sellise jadakirja või jadaküsimustiku, et iga saatekülaline saab eelneva saatekülalise küsimuse ja Kristina Herodes sai minu poolt kirjutatud küsimuse ja mul on siin kenasti paberi peal, ma ei ole ka lugenud seda küsimust, nii et nüüd on võimalik sul lugeda see küsimus, mida Kristina kirjutas ja ma palun sul seda lugeda ja vastata sellele. Nii nagu sulle tundub, et see on, et võib-olla tulen kaasa ka mõtisklema sinuga koos sellele küsimusele. Milline on sinu elu suurim ebaõnnestumine suhterindel ja õppetund, mille sellest said? Loe palun veel kord seda küsimust. Milline on sinu elu suurim ebaõnnestumine suhterindel ja õppetund, mille sellest said? See on väga isiklik teema.
Siin on see ruum, Sest kus et- me räägime isiklikel teemadel Ja, ausalt ja avameelselt. Nii Suhte- palju, kui sa oled valmis tulema. jaa, sest et Jaa. suhterindel on alati teised inimesed ja see Mhm. puudutab ka nende privaatsust. Aga kohe peaks nagu mõtlema, milline on minu suurim ebaõnnestumine suhterindel. Paus lõigatakse pärast lühemaks, jah? Ei usu, ma loodan, et mitte. Ma luban, et me siinkohal, kui 2 terapeuti istuvad mõlemad punasel diivanil ja me ei talu ära vaikust. Ei, ma lihtsalt nagu, et Siis millest see küll jaa, räägib? et ma tahaks kohe nagu mõelda. Ole hea, mõtle. Jaa. See... Ma arvan, et selline ma ei annaks seda, et see on kõige suurem, et see kõige, ma tõmban siit küsimusest maha. Hästi. Kõige, sest et raske on seda mõõta. Hästi. Aga ma oma esimesse paari suhtesse läksin nagu väga-väga noorelt, 17-aastaselt, jah, 17. Nii et mingis mõttes ma ütleks, et minu kõige suurem üheaegselt võib ju õnnestumine olla ka nii ebaõnnestumine. See on justkui viga, et ma ajasin selle suhte väga kiiresti, väga sügavaks, et sealt tuli õige pea, kui ma sain esimest korda emaks, nagu sinagi olen, ma ka 4 lapse ema 19-aastaselt, mis oli selgelt liiga noor, et ma ei olnud veel iseendaga tuttav enne, kui ma lõin perekonna. Et ma ei ütle, et see on ebaõnnestumine, aga ma ütlen, et see oli tollel hetkel viga. Ma oleks tahtnud saada enne rohkem tuttavaks iseendaga ja rohkem saada iseendaks. Küll aga sellest veast. Nagu, kuigi ma läksin ju psühholoogiat õppima siiski hiljem. Vist siis, kui ma olin umbes 25. Siis ma arvan, et ühe sellise hea pereterapeudi elus kõik need kogemused, mis puudutavad laste sündi, suhtesse minemist, suhtesse lõpetamist, erinevatesse kolmnurkadesse sattumist. Need kuluvad kõik marjaks ära, sest et üks asi on teoreetiliselt teada, näiteks, et mis asi on depressioon, teine asi on tunda päriselt, mis asi on depressioon, et mitte öelda, nii lihtne on öelda, et depressioon küll raske, võta ennast kokku. Et sa saad aru, et see on selline seisund, kus võib-olla inimene seda ei suudagi teha. Et samamoodi ma arvan, et need suhte ebaõnnestumised, sest et ega see suhe siis mul sündis küll teine laps veel ja see loomulikult ma ei kahetse mitte ühegi lapse sündi, ma ei ütle, et lapse saamine on viga, on lihtsalt et minu enda noorus sel hetkel. Aga et see suhe ei jäänud püsima sellepärast, et ma ei hakka oma tolleaegse partneri eest rääkima, aga mina olin küll loll. Ta polnud ka targem. et väga võimalik, et suurema küpsusastme juures ja see oli ka veel selline aeg, 1980
88-89, kui veel ei olnud ei kirjandust ega ei käidud ka terapeutide juures. Ma ei saanud ise endast aru. Ma arvan, et see oli piisavalt suur ämber, aga millest ma olen tänaseks päevaks piisavalt ammutanud, et kasutada seda oma töös, et mõista, et mitte ükski asi, mis suhetes juhtub, ei ole mulle arusaamatu, vaid ma olen peaaegu igas ämbris ära käinud. Aitäh sulle selle väga isikliku vastuse eest. Ja mind väga liigutab see, kuidas sa kaalud ka teisi kaasuvaid inimesi sealjuures, et rääkides oma enda kogemust, kuidas see võib kedagi teist puudutada. Ja tuua see mõistmine siia sisse, et nii noorelt suhet alustades on keeruline ennast tunda. Ja see küsimus ei ole mitte, millal on õige aeg lapsi saada, vaid et ma oleks olnud paremini valmis mingiteks olukordadeks tõenäoliselt. Et see mind hästi kõnetab. See lugu on väga sarnane mu enda luuga. Ma just mõtlesin, et vastukaaluks või nii-öelda ausaks kaubaks ma mõtlen ka ise selle sama küsimuse peale, mida Kristina kirjutas siia meile mõlemale. Ja ma arvan, et ma sõnastaks seda sarnaselt, aga pisut erinevalt, et ma arvan, minu kõige suurem ebaõnnestumine oli oma paari suhtes mitte osata enda vajadusi turvaliselt väljendada, sest ma ei teadnud neid. No ma ise püüdsin enam midagi samasugust sulle öelda. Jah, et ma ei teadnud neid. Ma oskasin olla ainult väga vapper, ma saan kõigega ise hakkama, tubli naine, kes oli emaks ka oma partnerile ja mitte, et ta seda oleks palunud, vaid seda ma lihtsalt oskasin teha. Ja õppetunnina ära õppida, et minu vastutus on endast teada anda, aga et seda teada andmist teha, mul on vaja õppida ennast tundma. Ja seda ei saa keegi teine teha minu eest. Et see õppetund ja see koolitükk tuleb ikkagi endal ära teha. Täpselt selles tempos, kuidas mul endal ressurssi ja võimekust on. Kõlab nagu samamoodi nagu see minu lugu, et välditud vestlused tekitavad varjatud probleeme ja siis ka palju emotsioone. Just. Ja siis pärast ei tule nagu selle emotsioonidega toime ja on läinud ikkagi hulk aastaid, enne kui need emotsioonid on lahtunud ja saad aru, et siin ei ole kunagi nagu ikkagi ainult üks osapool, et see on kahe peale kokku jagatud lollus ikkagi, nagu jagatud rumalus. Mulle see hästi meeldib, et ma pean tunnistama, et ma olen olnud palju ise olukordades, kus mul on meeldinud ja omane näpuga näidata teisele. Et küll on hea näidata, et vaata, tema ei tee või tema pärast. Mulle isegi meenuvad nii oma paari suhtes, nii-öelda esimeses pikas suhtes või siis ka lastega kontekstis, et vaata, kui laps käituks paremini, siis ma ju ei peaks häält tõstma. Ehk et kui tema teeks midagi teisiti, siis minus säiliks see viisakas, lahke inimolevus, eks ole. Aga kuna tema ei käitu nii, siis minust tuleb välja see monstrum, kes siis tõstab häält, kes on nõudlik, kes on lärmakas, kes on, ma ei tea, veel kuidagi moodi. Või näiteks minust tuleb siis välja just see vaikiv ja alistuv. Mina ei oska kunagi konflikti minna. Aga on ju see küsimus ongi ju selles, et kuidas saad aru, mis mus endast toimub ja et milline on minu vastutus selles, et see olukord on selline, aga mis on minu vastutus on? Just, et kui palju mina olen panustanud ja öelda, et ma ei ole midagi panustanud, on puhas naiivsus ja peituse mäng. Ja mulle tundub, et sealt algabki see ilus kuidagi kasvamine, et ma julgen võtta vastutust, ma olen loonud selle sama olukorra. Suhteks on vaja 2 inimest. Suhte toimimiseks on vaja 2 inimest ja suhte lörri laskmiseks enamalt on ka vaja 2 inimest. Seal võib olla arusaamised, kes on teinud mida, aga ei saa öelda, et üks oli puu otsas, kui pauk käis ja kui alla tulin, oli leivakott kadunud.
et jah, muidugi, kuigi eks ole, siin ikkagi mängib rolli, kui näiteks ühel on isiksuse häire või midagi sellist, et siis nagu üks võib panustada rohkem, aga siiski alati teine teeb ka midagi. just, Või ta jätab midagi tegemata. ma just tahtsin öelda. Ta on lubanud endal jääda sellesse keskkonda liiga kauaks, et ta ei ole iseennast kaitsnud ja jälle meil tulevad need esialgsed, need vajadused on ju, et kas sa õppisid panema piire, kas sa said aru, kus on sinu piirid, kuidas sa lubad endaga käituda, kuidas sa ei luba endaga käituda. Meie kõigiga võib juhtuda niimoodi, et meiega nagu ükskord midagi juhtub, aga kui see juhtub juba mitu korda, siis nagu jah, kas ma eelkõige siiski meie kaitsmine on meie eneseasi. Just. Ja vaata, siin tulebki minu meelest hästi selline oluline märkamine, et mulle meeldib hästi see ütlus, et mida pikemalt ma vestluseid, mida tuleb pidada, edasi lükkan, seda kõrgemat hinda ma sellest maksan. Mis tähendab seda, et kui ma ei ole kunagi kogenud oma enda kodus, et mu vanemad või ka minu lähikondsed oskavad ja julgevad pidada ebamugavaid vestluseid. Ja pärast seda vestlust toimub ka leppimine. Ma näen, kuidas konflikt tekib, ma näen, kuidas konflikt laheneb, ma näen, kuidas ühendus jätkub, taastub. Kui ma ei ole seda kogenud, siis mul on raske seda ise mudeldada, ma pean seda õppima alles. Ja ma arvan, et kui ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, et ma täna tunnen küll suurt vastutust emana, partnerina õpetada oma enda lastele ka kodupereringis keeruliste vestluste pidamist. Sest ma saan aru, et ma olen kogenud seda ise, ma olen õpetanud seda erinevates organisatsioonides, erinevatele meeskondadele, seda julgust võtta ette keerulised vestlused, jääda kohale, näidata, kui keeruline see on ja olla tänulik, et keegi jääb kohale, vaatamata selle, et on keeruline. Ja siis tulla välja sellest vestlusest teadmisega, et me tahame ju koos jätkata. Me tahame koos leida ühendust, me tahame koos teha mingeid kokkuleppeid, sest eesmärk ei ole ju pahandada, eesmärk ei ole ära peita, vaid eesmärk on saada aru teineteisest, olla mõistetud, tunda, et ma olen oluline, minu arvamus on oluline ja siis leida see kokkuleppe koht, kuidas siit edasi. Et mulle tundub, et see on midagi, mida me kõik saame ise teha. Ja kui meil ei ole seda kogemust, siis proovida saada see kogemus, et on võimalik keerulised vestlused pidada ka nii, et suhted ei lähe katki. Või taastada suhted, mis on läinud katki ja jäänud ootel, et ma ei tea, kuidas sinu kogemus on, aga meie perekonnas või suguvõsas väga sageli, kui tekkisid olukorrad või niisugused tülihetked, siis ega sellest palju ei räägitud, vaid siis tulid jõulud või kellegi sünnipäev või mingi sündmus, mida tuli koos teha ja siis tuldi kokku ja siis jätkati, kus enne tüli oli. Aga seda, et me võtame ette ja julgeme öelda, et tead, see oli mulle keeruline, on pärast suur katsumus. Kuidas sinu taust on? Kui sa näed, ma arvan, et see ei ole eestlasi, kus ei ole erand. Ma arvan, et paljud perekonnad on sellised. Ja mul on õnne, et mul on palju sugulasi ja oli palju sündmuseid, mis tähendab seda, et andis võimaluse taas leppida, taas kokku tulla ja tunda lähikondsete toetust. Et ma olen väga-väga tänulik, need kõik mu lähikondsed ja armsad sugulased, olge tervitatud sealt poolt. Et ainult armastuse ja rõõmuga mõtlen sellest, kui ma tagasi sellele viitan. Kuidas sinu? No midagi sarnast ja tore on teada, et minu eneseloodud perekonnas meil ei ole välditud vestluseid. Ja nüüd sa ütledki midagi, mis on väga-väga oluline, mida ma ka just enne ütlesin, et ja minu meelest see, millest ka sa väga pikalt alguses rääkisid, et lapsena ma sünnin keskkonda ja see ei ole minu valik, kuigi on mõned, kes räägivad, et lapsed valivad oma vanemaid ja nii edasi, ma sinna praegust ei läheks, aga et ma sünnin keskkonda, kus minu vanemad loovad mulle keskkonna, toetavad, aitavad mu arengul juhtuda. Lapsena ma ei jää ellu, kui ma olen omapäi. Ja mida teadlikumad on vanemad, seda selgemini nad saavad luua ka seda keskkonda ja anda oskuseid.
just nimelt neid oskuseid meil on vaja, oskus olla endast teadlik, oskus olla kooskõlas endaga, oskus kuulata iseennast, oskus seada piire, oskus väljendada enda vajadusi ja julgeda väljendada enda vajadusi, oskus märgata teisi inimesi, aru saada enda mõjust teistele ja nii edasi. Ehk et mulle hästi meeldib see mõte, et me saame tõesti luua keskkonda ise, õpetada uuele põlvkonnale oskuseid, mida meie pole võib-olla lapsepõlves õppinud, aga täiskasvanuna omandanud. Ja selle kaudu luua nagu väga selget muutust, et me ei paljundaks enam edasi järgmisele põlvkonnale oskamatust, mida me juba tegelikult võiksime osata. Et see on nagu uue riistvara kasutusele võtmine, et kui kunagi põllupidajatena panime maha kartulit käsitsi kõike, pangega viisime ja ajasime vagu ette käsitsi adraga, hobusega, siis täna seda enam ammu nii ei tehta. Et kui meil on olemas uus tehnoloogia ja võimekus, siis miks kasutada siis seda kunagist? No see on siiski uue softi tegemine, on ju, oskus on soft. Ja, et oskus on soft just, et aga seda riistvara. Mulle väga meeldib see lugu kalapraadivast emast köögis. Et ema praeb kala ja väike tüdrukuke vaatab, kuidas ema rõõmsalt seal kala praeb ja ema siis valmistab kala ette, võtab ära pea ja võtab saba. Ja tüdrukuke uudisimulik, nagu ikka väiksed plikatirtsud on. Et ema, miks sa selle saba ja kala pea ära võtad? Ja ema siis kehitab õlgu ja järjest seal teeb, ütleb, et mina ei tea, et mina juba väikse tüdrukuna nägin, et niimoodi ema tegi. Mina ei tea, küsi, vanaema on seal tagatoas, et mina küsi tema käest. Tüdrukuke keksib siis vanaema juurde, et vanaema, ema praeb köögis kala, lõkkab ära pea ja saba. Miks sa teeb? Ema ei tea, miks, aga ta ütleb, et nii tuleb teha. Vanaema ka kehitab, et tead, kui mina juba väike tüdruk olin, siis mamma juba tegi nii, aga mamma on taga kambris, mine küsi tema käest. Tüdrukuke keksibki mamma juurde. Mamma, ema praeb köögis kala, pea ja saba ära võetud. Küsin, ei tea, miks see tuleb. Vanaema ka ei tea, ütleb, et sina tegid see omal ajal seda nii. Mamma hakkab selle peale kileda häälega naarnud. Latsekene, miks ma nii tegin? Meil polnud suuremat panni võtta. Ja ma arvan, et see on viis, mida me kanname elus, et kas meil endiselt on sama väike pann kasutusel või meil on äkki suuremad pannid käepärast, mida julgeda, saada, kasutada. Ja võib-olla see kala siis mahub tervenist ära ja võib-olla jääb juurde ruumi ka järgmiselegi kalale. Nii et mulle tundub, et see on võib-olla see teadmine, millega liikuda edasi. Mis sa arvad, anna siia lõppu 2-3 soovitust, mida sa ise oled võib-olla oma elu kaudu õppinud kuulajale, vaatajale, kuidas iseendaks kasvada, kuidas olla see vastutav, küps täiskasvanu. Mis on võib-olla midagi, millest alustada, aga mis ei ole nii suur, et ajaks upakile ja hirmu tekitaks, vaid oleks täitsa selline käepärane ja praktiline. Mida sa oleks andnud võib-olla enda sellele 17-aastasele Katrin Saalile, kes... Need on täitsa erinevad asjad. 17-aastane vajab võib-olla teisi nõuandeid, aga kui niimoodi mis ma mõtlen? Ma arvan, see on selline rohkem nagu tänase päeva filosoofiline tõdemus. Et see, kuidas me ennast elus tunneme, sõltub meie emotsioonidest. Ja see, kui palju me tunneme häid emotsioone, sõltub ju sellest, kui palju me märkame häid olukordi, häid asju, häid suhteid meie ümber. Et meie hea tunne ei sõltu mitte sellest, kui palju neid häid olukordi, häid asju meie elus on, vaid sellest, kui palju me neid märkame. Sest et meie elus meil on väga palju asju hästi. Kuna inimaju on tehtud niimoodi, et ta märkab seda, mis on puudu, mitte seda, mis on hästi. Siis need, kes märkavad pidevalt seda, mis on puudu, nendel ongi kehva. Ja mõnikord tuleb teha nagu see ümberlülitus ja saada aru, et õnn on olemasoleva jätkuvas ihaldamises, et vaadata, mis on hästi kõige selle kõrval. Sest et kogu aeg on tegelikult midagi, mis on kehvasti ka.
see on elu. Elu on selline, et elu kannab selle eest väga hästi hoolt, et tuua meile pidevalt ette olukordi, mis on keerulised. See on meie ülesanne elus. Korraldada oma ellu niimoodi, et meil oleks mille üle rõõmustada. Et nagu neid häid olukordi, ma ei mõtle asja all nagu asju, et oleks rohkem asju, aga et oleks rõõmu rohkem, sest et see aitab meil toime tulla raskustega ja siis tunda neid rõõmsaid tundeid oma kehas. Et see, mida sa jagad, mind väga kõnetab, olid mitmed aastad tagasi, kus ma tegin otsuse oma elus, et ma tahan olla lapselikult rõõmus. Väiksed lapsed ärkavad hommikul üles, nad on rõõmsad. Ja nende tavapärane olek on olla rõõmus ja rahul ja mänguline. Ja siis on põhjus, ta on väsinud või õnnetu või igavuses või mis iganes tal keegi võtab mänguasja ära ja siis tal on põhjus olla õnnetu. Ja nii kui see põhjus on kõrvaldatud, ta on jälle see rõõmus, õnnelik väike inimene. Täiskasvanutena meil kuidagi käib see nagu vastupidi, et meil on vaja nagu põhjust, et olla rõõmus. Just, et me vahetame ära selle. Ja ma mäletan, et aastaid tagasi ma tegin selle otsuse, et ma tahan taas õppida, sest meil on vaja õppida seda olema. Sest me peame tagasi nagu võib-olla siis tühistama selle õppe, mis me vahepeal siin oleme ära õppinud täiskasvanutena, et kuidas olla lapselikult rõõmus ja lustiline ja mänguline. Et märgata just see, mida sa räägid. Ja võib-olla see on üks sellist soovitustest, mida ma ühinen sinuga ja võimendan seda, et olla lapselikult rõõmus selleks, et vastu pidada elu raskustele ja sitkustele ja olukordadele, mis ikkagi tuleb. Ja võib-olla teine mõte, mis mul siinkohal kohe kaasa tuleb, on, ma enda raamatus ka kirjutan linnust, kes lennates, otsides oksa, ei mõtle, kas oks teda kannab. Olete näinud, kui lind lendab, siis ma ei ole näinud ühtegi lindu, kes otsib, kuule, kas see nagu orienteeruvalt vaatab, huvita, kas see oks on piisavalt paks ja jäme, et mind pidada ja kas see on nüüd selline hea, mugav või see on väga habras. Vaid lind lendab ja maandub oksale, sest ta usaldab, et kui oks ei kanna, siis tiivad kannavad. Ehk et kas me oleme omandanud oskused elus toime tulla just sellistes situatsioonides, kus me oleme, nii murets ette. See usaldus enda oskustele ja võimekusele välja vedada ja hakkama saada tulevikus ka siis, kui ma päriselt ei tea, mismoodi see teekond sinna tulevikku jõuab. Et mulle tundub, et see võiks olla ka üks selline hea praktiline viis, et õppida oskuseid, sest oskused aitavad tiibadel paremini kanda. Ja. Aitäh sulle, Katri Saali. Mul oli erakordselt põnev sinuga vestelda, arutleda erinevate vajaduste üle ja kui oluline on inimeseks kasvamine ja endaga kontakti saamine. Ja miks see mõnikord võib olla takerdunud ja veel kord, et võtta ära see süü ja vastutus ka vanematelt, et nad keerasid kokku käki ja vot nüüd me sellega veel aastaid hiljem maadleme. Et see on oluline meeldetuletus ja tähelepanu. Minul on sulle viimane palve, kuna alustasime selle küsimuste ringitamist ja mulle tundub, et see on väga sisukas ja vajalik. Ole hea, pane kirja ka üks küsimus järgmisele külalisele, keda sa ei tea, kes on tulemas ja tema ei tea, kelle küsimust ta vastab, aga siis ta juba kuuleb sellest ise järgmisel korral. Võid panna ka praegu. Mul on hea meel, et sa olid meiega ja ma loodan, et sellest episoodist sa kuulsid iseenda jaoks väärtuslikku. Ja kui sa tead kedagi, kellel võiks vaja minna, teadmist, kuidas vaadelda enda vajadusi või et miks on tähtis olla küps täiskasvanu, siis ole hea, saada see episood talle edasi. Usu, see muudab palju kellegi teise inimese elus, kes just parasjagu on selles kohas, kus ta küsib, miks ma tunnen rahulolematust või miks asjad mõnikord ei ole nii, nagu ma ise seda soovin.
mina olen Lilian Saage ja sa vaatasid, kuulasid Lilian Saage podcasti.